kõndides tänases Naatsaretis mööda kaasaegseid kirikuid ja Araabia maa ilma keskset tänast suurlinna ei meenuta meile see palju Jeesuse aegsest lapsepõlve maailmast. Kuid meie õnneks on siia kristlastest entusiastid pannud püsti ja taastanud Naatsareti linna keskele Jeesuse aegse esimese sajandi elu. Seda kohta kutsutakse tänapäeval isegi sama nimega, kui seda kutsuti Jeesuse ajal, heebrea keeles Kvar Natseret või siis Naatsareti küla. Siit saame täiusliku pildi paljudest Jeesuse aegsetest eluvaldkondadest. Isegi siinsed töötajad on riietatud tolle ajale vastavalt. Niisiis, siseneme ajakapslisse, mis viib meid kaasaja Naatsareti linna saginast otse piibli lehekülgedele ja avab palju vastuseid küsimustele, mille taha kaasaja inimene võiks piiblit lugedes takerduda. Naatsareti külla saab minna vaid giidiga ekskursioonile, kus Iisraeli messiaanlikud juudid selgitavad meile Jeesuse aegset eluolu ja avavad nii palju meile keerulisi piibli mõisteid läbi heebrea keele ja piibliaegse kultuuri, mis tekitab kuulajatel hulgalise ahaa-momente. Kõnnime siin pargis mööda erinevaid temaatilisi peatuseid, kus meile esitavad erinevaid tegevusi esimese sajandi igapäevaelu kostüümidesse riietatud tegelased, kelledel on piibli nimi ja üks neist, Simon, väidab end olevat isegi 2000 aastat vana. Giid kõneleb meile õlipuudest. Kuidas see toimib ja kuidas toimib oliivi korjamine ja kui eriline on see puu, mis elab kuni 2000 aasta vanuseks. Need puud siin on väga noored, umbes 400-aastased. Õlipuu on üks Iisraeli rahva sümbolitest, mis ilmestab meile seda, et kui ta lõigata täiesti maha, siis aja möödudes hakkab see ajama juurest võsusid ja varsti on taas tühja koha peal kasvamas uus puu. Nii on olnud selle rahvaga korduvalt ajaloos. Kuid täna kõnnime maal nimega Iisrael ja näeme, kuidas see võrsub taas igas valdkonnas otse kui hiljuti maha lõigatud oliivipuu taas uuele elule. Et see siis on õlipuu ja siit tõusevad üles võsukesed, mis on heebrea keeles netser. See tähendab, et tema juurest tõuseb üles võsukene netser, millest tuleb seesama nimetus Naatsaret, linn, kus me praegu elame ja oleme, aga 153 ütleb ka, et Iisa juurest tõuseb võsuke. Ehk siis netser ja Jeesus, kes oli naatsaretlane, elas Naatsaretis ja täitis selle profeteeringu, kuna ta tõusis Iisa juurest ehk Taaveti soost, tõusis see võsukene. Kõikide lemmikuteks on lambad ja kitsekari. Pange tähele, et siin on nad sõbralikult kasvamas ja elamas üheskoos. Siis me oleme lambatara juures, kus lambad ja kitsed kasvavad koos, nagu te näete. Siin on kitse isa, kitse ema, kes hüüab praegu oma poegi ja koos nad saavad üsna hästi hakkama. Aga kui suvi algab ja läheb kuumaks, siis ühel päeval karjane eraldab sikud lammastest. Kas see ole tuttav lugu? Selles, kuidas Mattuse 25. peatükis räägib, kuidas Jeesus ühel päeval eraldab sikud lammastest ja paneb sikud oma vasakule käele. Sikud siis, kes on põikpäised, vastuhakkajad, sellised kangekaelsed ja lambad on kuulekad ja nad eraldatakse ühel päeval.
järgmisena peatume siin Natsareti külas ühe haua juures, mis on väga unikaalne leid. See on välja kaevatud 1. sajandi haud. Meil põhjamaalastel on siinse matmiskultuuriga väga oluline erinevus. Meil maetakse surnud kõik eranditult maa sisse ja mattes loeb kirikuõpetaja piibliteksti: mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa jälle saama. Kuid siin oli Jeesus ajal matmisega hoopis teisiti. Siin on 1. sajandi haud, aga see oli ainult rikaste jaoks, sellepärast, et selle raiumine oli väga suur töö ja seda said lubada endale ainult rikkad. Mäletate, Jeesus ei olnud rikas. Kui tema vanemad läksid ohverdama templisse, siis nad andsid vaese inimese ohvri 2 tuvi. Aga ometi tema maeti ka sellisesse hauda. Ja inimesed pandi sinna sisse, lükati kivi ette ja seal sa oled. Kuidas siis toimus matmine Jeesuse ajal? Surnu mähiti surilinadesse, nagu räägib meile Laatsaruse lugu, pannes erinevate kihtide vahele lõhnaaineid, mürre, mis olid väga kallihinnalised ja peitsid kõduneva surnukeha halva lõhna. Ihu asetati kaljuhauda riiulile. Tavaliselt olid hauad perekonnahauad, kuhu maeti kõik sugulased ja pereliikmed. Umbes aastaga kuivasid inimese säilmed selles kliimas ja seejärel võeti luud hauast uuesti välja. Kondid koputati kuivanud lihas puhtaks ja asetati ossuaariumitesse, spetsiaalsetesse kivist välja raiutud luukastidesse. See võttis hauakambris hulga vähem ruumi. Kastluudega asetati sama hauakambri riiulile. See toiming vabastas palju ruumi uutele maetavatele. Vaesemad, kellel ei olnud ossuaariume, nende luud lihtsalt heideti samas hauakoopas asuvasse auku, kus, nagu piibel ütleb mitmes kohas, nad koristati oma vanemate juurde. Tollal puudus teoloogia surmajärgsest elust taevas, nii nagu meil on täna. Lihtsalt usutigi, et kellega on sinu luud heidetud ühte auku, sellega sa oled koos ka igavikus. Järgmisena peatab giid meie grupi aga kalju peal, kus on looduslik kaljusse raiutud veinipress. Veinipresse on Iisraelis leitud palju, sest siin kasvavad viinamarjad väga edukalt ja nendest tuli mahl välja pressida üsna põllu lähedal, sest väga delikaatsed marjad ei kannatanud transporti pika maa taha, eriti 1. sajandi teedel. Nad oleks lihtsalt rappudes riklenud juba sõites. Sellepärast oli vaja ehitada viinamarja mahla press mitte kaugele põllust. Tuleme siis siia veinipressi, mis on väga looduslik kalju siis raiutud. Nii nad trampisid siin muidugi paljajalu, mitte sandaalidega nagu meie praegu. Ja üleval on terasside peal siis istandus, viinamäära istandus. See valvur on ka meil olemas. Ja valvur on ka üleval selles tornis, nagu te näete, kes valvas. Kõik peab paika, nii nagu Jeesuse ajal on kirjeldatud evangeeliumites. Siin on 3 olulist elemente, millest Jeesus kõneles meile Markuse 12. peatükis. Keegi mees ostis põllumaa, tegi surutõrre ja ehitas selle juurde valvetorni. Siin on välja kaevatud kõik need 3 elementi, mida Jeesus ütles ühe lausega. Surutõrs, terassidele ehitatud viinapuu põld ja valvetorn, kus peremees oma põllul silma peal hoidis. No vot, siin on nagu väga hea näide sellest, kuidas piiblipäevil tehti põlde. Panete tähele, siin on terassidega põld, aga see ei ole nii sama lihtne, et sa lihtsalt tuled ja teed mingid terassid, vaid sa pead panema õiges järjekorras õiged mullad. Vastasel juhul vesi uhab need ära. Mäletate seda tähendamissõna, kus Jeesus rääkis ühest mehest, kes oli põllu ostnud ja läks seda kontrollima või vaatama. Vaat sellist põldu sa pead hästi kontrollima. Aga siin ka on meil väga hea näide külvaja tähendamissõnast. Ehk külvaja külmas sõna. Nii, kuhu kukkusid esimesed? Tee äärde. Kui sa vaatad, siin ei ole palju mulda, seeme kuivab ära, ei kanna vilja, eks ole. Teine kukkus ohakate sekka. Ohakad, siin on ohakad, näed, lämmatasid ära ja ei tulnud vilja.
ja siis oli erinevad põllumaad, aga 4. kandis vilja, see oli hea maa, nii et seal üleval on kõik hea maa. Nii et hea näide põllust ja põllupidamisest, kuidas see asi toimis. Kui mõelda, et Jeesus elas terve oma noorusea Naasaretis, siis kas just see ei olnudki see sama paik, mida Jeesus oma näites kirjeldas? Võib-olla töötas ta ka ise nooruses siin. Kuidas muidu oleks ta teadnud seda nii täpselt meile oma tähendamissõnas kirjeldada? Nüüd me läheme ühte väga erilise kohta. See on õlipress. See on minu arust Iisraelis kõige paremini välja näidatud õlipress. Me läheme siit uksest sisse ja siin on näidatud, kuidas tollel ajal pressiti oliividest õli. Nii et siin on siis see suur rull, millega rulliti plögaks, pastaks oliivid. Seda eesel ajas ringi siin ja seejärel võeti need ja pandi sellistesse korvidesse ja korvid laoti üksteise otsa sellisesse kõrgesse hunnikusse ja seejärel hakati neid pressima. Aga nüüd lähme vaatame pressi juurde. Nii, siin on nüüd näha, kuidas pressiti õli. Siin on kõige paremini välja näidatud press kogu Iisraelis. Siin on 3 kivi, mis igaüks kaalub 0,5 tonni ja need korvid pandi siis nende kivide alla ja järjest lisati kive 3 korda. Ja kui me loeme siis Uuest Testamendist lugu, kui Jeesus palvetas Getsemanis, siis ta palvetas ka 3 korda ja iga kord teda nagu pressiti ja survati, nagu ja 153 ütleb, ja temast tulid välja siis igi ja verepisarad. Nagu väga hea võrdpilt siin samas tema kodulinnas Naatsaretis, mis toimus tema elu lõpus, enne kui ta siis läks ristile ja kannatas meie eest. Niisiis pressiti oliive 3 korda. Esimene press, mida meil ka poes müüakse extra virgin või extra neitsiõli nime all, oli kõige kvaliteetsem. Piibli kohaselt tuli see annetada templisse, ehk siis see kuulus Jumalale. Kui asetati 2,5 tonnine kivi nende korvide peale, siis ime, oliivimass andis välja veel kord ühe koguse õli. See oli nüüd õli, mida tavaliselt tarvitati oma majapidamises, nii toidu tegemiseks kui ka muudel otstarvetel. Kuid see ei olnud veel kõik, asetati veel 3,5 tonnine kivi oliivide peale ja sealt tuli välja veel kord 3. kogus õli. See oli viimane õli, see ei olnud niivõrd kvaliteetne, kuid seda sai kasutada kas kosmeetika toodetes, seebina, lampides muidugi või muuks otstarveks, kuid mitte enam toiduks. Edasi külastame Potissepa töökoda. Potissepa tooted, kannud, kruusid, potid ja muud olid ülivajalikud anumad majapidamises. Nendes säilitati õlisid, veine, toiduaineid. Ilma Potissepata oleks elu olnud pea võimatu. Siin on Potissepp, kes asetab savi rattale ja hakkab seda keerutama, voolides kätega sellest vajalikku nõu. Potissepp ütleb meile, et kui ta tunneb oma kätega, et savis on kõvad tükid, siis ta peab seda peksma, et need tükid seal lahustuksid. Muidu ei tule sellest kõlblikku nõu. Piibel räägib meile, et meie oleme savi ja Jumal on Potissepp. Nüüd aga, Issand, oled sina meie isa, meie oleme savi ja sina vormid meid. Me kõik oleme sinu kätetöö.
me oleme Jumala käte vahel kui savi potisepa käte vahel. Tal on meeles mõte, mida meis kujundada. Kui aga osutame mitte voolitavaks, visatakse meid tagasi savi anumasse ja tambitakse meist need kõvad tükid välja. See võib olla väga valus, kuid vajalik, et savist saaks midagi ilusat ja vajalikku. Kas see pole hämmastav võrdpilt meie igapäevaelust? Muidugi kõige kõnekam peatus on siin puussepa töökojas. Jeesuse isa Joosep oli puussepp ja väga tõenäoliselt aitas Jeesus oma isa just sellises töökojas, kuhu oleme sisenenud. Tolle ja puussepp oli mitte ainult keegi, kes vaid spetsialiseerus puutööle, vaid kes oleks meie aja mõistes rohkem ehitaja. Ta töötles ka osaliselt kivi ja muid ehituses kasutatavaid materjale. Tööriistad, mida me sellest töökojast leiame, on üllatavalt sarnased oma olemuselt tänastele tööriistadele. Kuigi me ei leia siit võib-olla akutrelli, siis on siin olemas selle eelkäija puur. Siin on kõik lihvijad, saed, öövlid, need kõik, mis tänaselgi puussepal tema tööriistakastis. Kujutage ette Jeesust seismas sellise laua taga koos oma isa Joosepiga ja töötamas. Tegemas mööblit, uksi, kõike, mida vaja koduses majapidamises. Järgmisena astume läbi Hanna juurest, kes on Naasareti külas ketraja ja kangakuduja. Ta esitleb meile kogu 2000 aasta tagust riiete valmistamise protsessi algusest kuni lõpuni. Vaadake, kui vaevaline oli villast lõnga valmistamine. Just nii nagu õpetussõnades räägib meile tublist naisest, kes seda tegi aega nõudvalt. Nii ütleb meile õpetussõnade 31. peatükis, ei kustu öösel ta lamp. Ta paneb oma käed koonlapu külge, ta pihud hoiavad kedervart. Väga informatiivne lõik sellest tööst oli Jeesuse-aegne riiete värvimine. Meie riided on värvitud kõik keemiliste värvainetega, kuid et sellal leida värvainet kanga toonimiseks oli vaja kasutada looduslikke ressursse. Kõige vaeva ja ressurssi nõudvam oli sinise värvi leidmine. Seda saadi tigudest, mida oli vaja korjata tuhandete kaupa, et saada oma kuub siniseks värvitud. Kangastelgede põhimõte on aga säilinud muutumatuna aastatuhandeid. Siiski töö, mida meil teevad ära ülikiired mehhanismid, tuli siin lihtsalt käsikoonalt pinguli niitide vahelt läbi ajada rida kaupa. Tulemuseks oli selline karune riie, mis oli väga väärtuslik, sest see oli raske töö tulemuse toode. Mul tuli üks hea mõte selle peale, mis me kuulsime ka Giidi ja siis Debra rääkides. Ja see oli see, et muuseas Jeesuse kuu
oli tehtud ka sarnaselt. Ja kui me loeme, et kui Jeesus löödi risti, siis tema kuupe ei rebitud katki, see oli väärtuslik, see oli hea, see oli kvaliteetne ja selle üle ehiti liisku. Vot nii. Siin samas Natsaretis, Made in Nazareth. Me läheme sisse ühte sünagoogi, mis on tehtud ka selle samase sünagoogi järgi, mis oli Jeesuse ajal. Siin on sünagoog. See on vapustavalt hästi taastatud hoone Jeesuse aegsete sünagoogide malli järele. Kõigepealt peab mainima, et selles on väga väärtuslik naturaalne konditsioneer. Soe õhk, mis tõusis ülesse, liikus vaid lae all, sest seal olid aknad. Külm õhk vajus alla ja nii oli siin palavate ilmadega hea ja mõnusalt jahe. Sünagoogi hoonet ei kasutatud vaid religioossetel eesmärkidel. Siin oli ka kool. Kujutage ette, et Jeesus käis noorena siin õppimas lugemist, mille õpikuteks olid eranditult Toora, prohvetid ja psalmid. Siin oli ka kohus ja sabatil loeti siin ette pühakirja ja palvetati. Võimalik ka, et Jeesus luges ette pühakirja ja juhtis palveid sellises sünagoogis. Kuid taoline sünagoog oli ka koht, kus Jeesus luges ette enda kohta käiva profeteeringu ja põhjustas sellega suure sensatsiooni Natsareti linnakeses. Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohveti Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meile pärast aastat. Ja keerates raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikides silmad sünagoogis vaatsid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima: täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad ja ütlesid: eks tema ole Joosepi poeg. Aga tema ütles neile: küllap te ütlete mulle selle vanasõna: arst, aita iseennast, mida kõike oleme kuulnud Kapernaumas olevat sündinud, seda tee ka siin oma kodukohas. Ja Jeesus ütles: tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas. Tõepoolest ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis Eelia päevil, mil taevas oli 3 aastat ja 6 kuud suletud. Nii, et suur nälg tuli üle kogu maa, aga Eeliat ei läkitatud kellegi juurde nendest, vaid Sareptasse, Siidoni maal ühe lesknaise juurde. Ja palju pidalitõpiseid oli Iisraelis prohvet Elisa ajal, ent keegi neist ei saanud puhtaks kui vaid süürlane Naaman. Seda kuuldes said kõik sünagoogis viibijad täis raevu ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid üles mäekünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda üle peakaela alla tõugata. Jeesus läks aga nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. Kõik mõistsid, et see, mida see puusepab Joosepi poeg loeb, on messiaanlik prohvetlik tekst. See oli väga julgustav tekst rõhutud iisraellastele sel depressiivsel ajal. Kuid lugeja pidi ka midagi ütlema loetud teksti jätkuks. Kõik ootasid seda Jeesuselt. See, mis tema suust nüüd väljus, šokeeris kõiki sellel hommikul
siin sünagoogis. Täna on see kiri teie silme ees täide läinud. Naatsaretlased, olles ikka veel nende sõnade lohutuse lummuses, toibusid hetkega, kui Jeesus ütles, mina olengi see, kellest see tekst räägib. Nad tulid kiiresti tagasi maa peale, hakates arutama sellest, kuidas puusepa Joosepi poeg saaks olla Jesaja profeteeringu täitja. Jeesus andis neile 2 näidet pühakirjast. Siidoni lesknaisest, kelle juurde Jumal saatis Eelia, päästes tema elu, ja süürlasest Naamanist, kes tervenes pidalitõvest. Mõlemad need olid mittejuudid, keda Jumal ometi kasutas. See oli aga viimane piisk naatsaretlaste karikas. Lühike oli nende tee rõõmust vihani ja kättemaksule puussepale, kes ennast tõstab messiaks. Nad tõid Jeesuse kuulsasse kohta Naatsareti linnas, kus karistati Jumala pilkajaid ja kurjategijad kaljult alla viskamise surmaga. Kuid Jeesuse aeg ei olnud veel tulnud ja sellepärast ta lihtsalt jalutas minema ja lahkus alatiseks Naatsareti linnast. Umbes sellises sünagoogis Jeesus jutlustas siin, avades Jesaja kirja ja põhjustas selle jutlusega ühe tormi naatsaretlaste veeklaasis. Nii et nad tahtsid teda viia välja ja visata kaljult alla. Sõbrad, Naatsareti linn on kõige suurem ajaloos, kõige suurem kaotaja. Sellepärast, et nad hülgasid selle, mida Jumal neile andis, see oli oma poja. Ja mõtelge, need imed, kõik, mida me loeme, mis juhtusid Galilei järve kallastel, need oleksid kõik võinud juhtuda siinsamas Naatsaretis. Siin on üks väike õlilambike ja kui sa toetad seda kohta siin 5 dollariga või 5 euroga, siis sa saad endale mälestuseks võtta ühe sükse väikse lambikese, mis on õlilamp ja sa saad seda väga edukalt kodus kasutada ja meenutada seda aega, kui sa käisid siin koha peal. Sellest Naatsareti külast me saame kaasa väga palju ilmutust. Sellest, mida kõnelevad meie Jeesusaegsed põllud, viinapuud, oliivipuud, kivid, erinevad ehitused, kaevud, hauad, kõike, mida me siin näinud ei ole. Ja need annavad meile, kes me elame täiesti teises kultuuris Eestimaal, kus täiesti puudub selline taust ja ajalugu, me saame ühe mõistmise ja arusaamise, kuidas tegelikult see elu ikkagi käis 1. sajandil Jeesuse ajal. Nii et ma usun, et see on üks väga tõsise ja suure ilmutuse ammutamise koht, see Naatsareti küla siin.